Tere hommikust kõigile, mina olen Triinu, mina olen pärit Eestist, Hiiumaalt, see Roodose saare teema on minule päris tuttav ja kodune ja hingelähedane. Mina olen sel hooajal inimene, kes võtab Eestis saabuvad lennud vastu lennujaamas. Tutvustan neile transfeeri käiku, kuidas nad jõuavad hotellidesse ja annan esmase informatsiooni. Samuti on minu ülesandeks viia läbi hotellides infotunnid, kus me siis räägime nii hotelli pakutavatest võimalustest, lähedal asuvast linnaosast, sellest, kuidas me korraldame tagasi transfeeri lennujaama ning samuti räägime nendest toredatest ekskursioonidest, mis meil külalistele pakkuda on. Ja samuti olen ma kohal, kui siis külaliste puhkus on lõppenud, viime nad tagasi lennujaama, mina olen viimane, kes neid kallistab ja lehvitab, kui nad tagasi koju sõidavad. Selles mõttes on meil hästi toredasti eestlasi ootamas oma kodukeeles inimene koha peal olemas ja külalistele see väga meeldib. Aga ma räägiksin nüüd lähemalt siis nendest ekskursioonidest, mis me koha peal pakume. Hetkel on meil siis põhivalikus 2 ekskursiooni eesti keeles. Esimene, millest ma räägin, on ekskursioon Simisaarele, mis on suurele grupile ja võtab terve päeva. Hommikusöögi jõuavad ilusti hotellis ära süüa, siis võtame meie neid peale, sõidame praamiga üle Väikesaarele ja teeme Simi pealinnas jalaekskursiooni. Räägime ajaloost, vaatamisväärsustest ja meile tehakse käsnade presentatsioon elupõlise sukelduja perekonnaliikme poolt. See külalistele väga meeldib alati, sest kõik selline isiklik lähenemine oma emakeeles on alati väga tore. Selle ekskursiooni käigus me suuname külalised sööma ühte väga armsasse mererestorani, kus menüü sõltub sellest, mis hommikul kalur püüdnud on. Seal on valik väga lai, erinevad kalakesed, 8-jalad, kalmaarid, suured väiksed krevetid. Siis on vaba aega, jõuaksid inimesed mööda Kallistrata treppe üles ronida, vaadata ringi, suveniire osta. Jätkub praamiga sõit teisele poole saart, kus külastame peaingel Miikaelile pühendatud kloostrit ja kirikut, kus on ka 2 sellist pisikest muuseumi sees. Üks on siis kirikuvarade muuseum ja teine koduloo muuseum. Ja siis juba uuesti praamile ja tagasi Roodosele, õhtusöögi ajaks on külalised tagasi hotellis. Sobib väga hästi lastega peredele, paaridele, samuti eakamatele inimestele, ei ole füüsiliselt väga kurnav sõit. Siis võtame järgmise ekskursiooni, milleks on Egeuse priis. Tegemist on samuti grupiekskursiooniga, mis võtab terve päeva, jälle hommikusöögist õhtusöögini. Selle käigus me praegu maikuus oleme veel hetkes, kus me alustame siin pildil oleva Kamiirose iidse linnriigiga. Kui nüüd jõuab kätte juuni teine pool, saabuvad saarele liblikad, siis asendub Kamiirose varemetes olev linnriik liblikate oruga. Seda lihtsalt sellepärast, klientidel oleks mugavam, kuna Kamiiroses on sel hetkel väga palav. Sellepärast läheme sellise looduslikuma vaatamisväärsuse juurde, siin te näete liblikate oru vaateid. Nii, aga sealt edasi juba liigume keskaega. Pildil on Kritinia kindlus, seostub Malta ordurüütlite looga. Me suuname kliendid, külalised ronima sinna kindluse otsa. Seal on väga huvitavad vaated lähedal asuvatele saartele. Siin on veel üks vaade Kritinia kindlusest. Seejärel juba sõidame koos Embonase Mägikülla, kus toimub degusteerimine.
Saad proovida erinevaid veine, kangemat alkoholi, oliivõli, erinevaid sorte, meed, moosid ja samuti on seal väike muuseuminurk, kus saab tutvuda kohaliku etnograafiaga. Siin me näeme siis oliiviõlide ja oliivide degustatsiooni jäädvustust. Sellele järgneb juba lõunasöök, traditsiooniline Kreeka köök, kus pearoog on vabalt igal ühel valitav, et valikus on 4 erinevat liha ja mustsaaka ja viimane võib olla ka päris taimne, et pakume ka täitsa taimetoidulistele sobivat varianti ja muidugi jälle taaskord valge ja punane vein ja hooajalised puuviljad. Ning selle ekskursiooni haripunkt on saare lõunatipus Brassonissis, kus 2 merd saavad omavahel kokku. Ja kui vesi on kõrge, siis seda ülekäiku siin ei ole, et sellest poolsaarest tekib saar ja seal me anname vaba aega, et külalised jõuaksid ujuma minna, sest siin on väga huvitav moment, siin üks meredest on soojem kui teine. Nii, need on siis hetkel meie sellised peamised ekskursioonid Roodosel gruppidele, aga lisaks me teeme ka teistes keeltes, milleks on siis vene ja inglise ja ka leedu keel väiksemaid ekskursioone, aga praegu ma keskendun sellele, mis on meil eesti keeles. Lisaks grupiekskursioonidele on külalistel võimalus rentida meilt väikebuss koos juhiga, samuti koos juhi ja eskordiga, et mina läheksin nendega kaasa ja teeksin sellise privaattuuri, see on täiesti võimalik nende poolt soovitud marsruudil, et selline võimalus on täitsa olemas. Aga siis mitte ainult mööda Roodose maismaad me ei paku elamusi, vaid müüme ka meie partnerite poolt pakutavaid ekskursioone, mis on just mõeldud veepealseteks meelelahutusteks. Tahaksin rääkida sellisest mereseiklusest, kus minnakse kaluriga kaasa merele. See ei ole väga pikk, see võtab pool päeva ja on võimalus teha väljasõit kas enne lõunat või peale lõunat. Ja siin on siis võimalus püüda neid toredaid elukaid, keda Eestist ei näe. Hinna sees on kalapüügivarustus, sööt ja juhendamine, kuidas seda püüki toimetada ja kõik, mis kätte saadakse, on võimalik paadis koha peal ka ära grillida ja ära valmistada. Selle hinna sees on ka lõunasöök. Selline väga armas, samuti sobib sinna lapsed kaasa võtta, et kuna ta ei ole väga pikk ja ta on selles mõttes merel puhub tuulekene, mis jahutab, et on väga mugav. Siis selline luksuslik premium-klassi elamus, kõik hinnas, katamaraaniga, minnakse siis merele terveks päevaks. See on väga selline luksuslik ja enda hellitamisele suunatud pakkumine. See sobib ennekõike paaridele ja ka lastega peredele, mitte päris pisikestele lastele. Hinna sees on täistoitlustus, piiramatult jooke, nii karastusjooke kui alkohoolseid jooke, siis supilaud, snorgeldamisvahendid, soovi korral kalapüügivahendid, allveeskuuter, tehakse väga mitmeid peatumisi, 3 ujumispeatust erinevates lahtedes ja snorgeldamise võimalused, et selline mõnus, laisk, luksuslik päev merel. Et kui on vaja ennast hellitada ja saada unustamatuid mälestusi, siis selline pakkumine on meil täitsa olemas. Ja siis räägiksin veel kiirkaatriga, mis on ka mõeldud väiksemale seltskonnale ja võtab samuti pool päeva. Selle reisi käigus tehakse ka ujumis- ja snorgeldamispeatusi.
Pakutakse kergemat einet ja vähemat arvu jooke, aga päris kuival ei pea külastajad olema, et selline võimalus fantoom kiirpaadiga. Siis lisaks nendele on meil valikus soovi korral võimalus ühendust võtta meie koostööpartneritega, et viia külastajad purje jahiga aeglasemale kulgemisele mööda merd, teha väljasõite nii päeva ajal kui ka päikeseloojanguks. Aga seda siis juba soovi korral. Ja mööda maad kolmandate osapoolte poolt pakutavad ekskursioonid, mis on meil ka valikus, on selline džiibi safari, kus on võimalik minna külalisel ise rooli ja saada see elamus, kuidas on off-roadi sõita mööda mägesid, seal, kus ei ole teid ja kogeda saart täiesti uudsest ja väga personaalsest küljest, aga kes pelgab, siis saab olla ka kaasreisija, et on olemas professionaalsed juhid, kes on ekskursiooniga kaasas. Tegemist on terve päeva tuuriga, mille käigus minnakse ka ühe taluniku juurde, kellel on ka eeslite farm, samuti on veinidegustatsioon, moosid, meed. Siin te näete selliseid mõnusaid tolmuseid meeleolukaid pilte sellest. Ja külaliste jaoks algab ekskursioon ikkagi hotelli ukselt, et meie pakume neile transfeeri sihtkohta ja tagasi. Kellele meeldiks, et see seiklus oleks veel adrenaliini pakkuvam ja ehedam, siis on džiipide asemel võimalus ka pagid valida. Seal tuleb arvestada sellega, et nad kindlasti saavad tolmuseks, aga saavad võib-olla rohkem minna ka saare õitsvat lillearoomi. Et siin te näete, kui väga see tee tolmab. Kaitseprillid on korraldaja poolt, aga emotsioonid on selles mõttes laes, et kõik tulevad alati tagasi naeratusega. Ja siis noorematele täiskasvanutele on võimalus minna professionaalsele kaljuronimisele, mis on samuti meie koostööpartnerite poolt pakett. See võtab pool päeva, aga see eeldab sellist piisavat füüsilist võimekust ja head tervist. Sellel hommikul tehakse instruktsioon, juhendamine, kerge väljaõpe ja kui ikkagi külaline mõtleb ümber, siis ta sunnitud ei ole sinna mäkke ronima, aga see võimalus on muidugi olemas, kogeda saart täiesti teisest küljest väga eheda ja oma näolisena. Aga nendele toredatele ekskursioonidele lisaks on meil võimalik oma külalistele pakkuda ka autorenti nii lõuna kui põhjapiirkonnas, et neile, kes on mõelnud ise omal käel ringi vaadata, oleks ka nende puhkus maksimaalselt selline, nagu nad unistanud on ja nagu nad on soovinud ja anname juhiseid kaasa, kuhu minna, mida vaadata. Et sellised on meie võimalused siin saarel, kuidas eesti keeles teha Eesti inimeste puhkus võimalikult meelde jääma. Nii. Kas on küsimusi, millele ma saaksin vastata? Vabandust, et Marika küsib, et kuidas kodulehel on võimalik leida seda infot, mis ekskursiooniga. Et mina praegu jagan siis enda ekraani, et selleks, et siis näidata agentidele, kus ekskursioonid võivad asuda. Et agent.stur.ee, et kataloogis,
et kataloogis, et valime siis sihtkoht ehk on siis Kreeka ja siin on olemas riigi kohta rohkem nagu infot ja ekskursioonid, vajutame ekskursioonid ja siin te leiate siis Kreeta Nirodos failid, et neid laadime peatselt siis uuendatud, et kuna nüüd me teame täpselt, kes meil Eesti giidid saadavalt nii Kreekas kui Rodosel ja siin on samamoodi on välja toodud eraldi eestikeelsed ekskursioonid, mis oli Rodosel, Eugasti Briis ja siis Siimi saar. Nii. Ja samuti on siis alati on võimalik siis linkina, mis on lisatud juurde infolehele, et siis linki kaudu minna siis Kreeka ekskursiooni lehele ja seal on natukene rohkem infot saada. Aga põhimõtteliselt kõik hinnad on siin tänase päeva jooksul uuendame neid ära. Nii, kas on veel küsimusi Rodose kohta? Igaks juhuks tuletan meelde, et siis Rodosele lendame siis lemmik Eesti elanikule Air Balticuga, et hästi mugava lenduga teisipäevati ja siis laupäevati, et 2 korda nädalas, ehk on siis teie turistid on võimalik saada siis erinevaid pikkusega puhkus, kui lühike, kui ka pikemad variante. Triinu, kas sul midagi veel lisada? Mina tänan teid ja mul on hea meel, et ma sain rääkida, mismoodi sel suvel Rodosel me toimetame. Aitäh teile! Üks veel küsimus, et tuli, vabandust, et kui suured on väiksed grupid, mitu inimest? Väike grupp on ainult 6 inimest ja me sõidame väikse mikrobussiga. Ehk on siis 7 on siis giid ja siis temal ka peaks nagu koht olemas, jah? Ja, just. Nii, aga siis Triin Evkaristo, nagu räägitakse siis Kreekas, kreeka keeles. Ja nüüd kutsume siis Margaritat ka, et Margarita siis tuleb siis liitub meiega. Aga Triin, ma arvan, et siis läheb siis meie turistidega kohtumas, on ju? Ja, just nii. Evaristopoli, jässas. Jah. Kalimera, Milena Margarita. Tere hommikust, minu nimi on Margarita, ma olen pärit Tallinnast. Ja olen Eesti esindaja, teisturiisi esindaja Kreeta saarel. Me tutvume oma külalisi lennujaamas, minu kolleegid, saar on suur ja meil on palju lennujaamas töötajaid, kes annavad infolehed, millal nad saavad kokku oma giidiga hotellides, samuti aega ja meie abitelefoninumber kontori 24 tundi, kus nad saavad abi, kui midagi juhtub või nendel on küsimused enne kohtumisega nende giidiga. Tahan natuke teile jutustada meie ekskursioonid. Kui ma kohtun oma külalisi, siis kõigepealt me jagame oma kontaktid ja küsime, kuidas nad sättisid ja siis küsin, kuidas nad, mis plaanid nendel on ja kuidas nad kavatsevad aega veeta oma puhkusel. Ja siis, kui on huvi reisida läbi saare, siis ma pakun ekskursioone, meie testuri ekskursiooni. Nii, esimene ekskursioon, mis me pakume, mis on eriline, sest just Kreeta saarelt on mugavam sinna minna, on Santorini saar. Seda ekskursiooni me pakume iga päev vene ja inglise keeles Heraklioni sadamast. Samuti 2 korda nädalas praam läheb Retingnost. Ekskursioon hakkab vara, kell 8. Meil on siis bussiga sõita sadamasse, kus külalised saavad pardapiletid.
ja kell 8 läheb välja praam. Uus praam, ainult 1,5 tundi võtab see reis saarele, kus tulevad vastu bussid, siis vastavalt keelele, kas vene keeles või inglise keeles ja siis hakkab bussisõit saarel. Teelgi jutustab ajalood ja me külastame 2 linna, Iiad ja Ojad. Mõlemades linnades külalistel on 1,5 tundi vaba aega, ehk siis ekskursioon on bussis, aga 1,5 tundi igas linnas on siis iseseisvalt. Lõuna ei ole hinna sees, lunchboxid, kui vaja on, siis inimesed võtavad hotellides ja võivad ka naudida kohalikke taverneid ja suurepärast Santorini veini. Vot selline praam, selle praamiga kell 4 õhtul hakkab väljasõit siis kodu poole hotellidesse. 1,5 tundi oleme tagasi bussidele ja tagasi hotellidesse. Kella 7 maksimum 8-ni rahvas on juba hotellides ja saab naudida õhtusöögi hotellides. See oli Santorini saar. See on populaarne ekskursioon. Need võib näha siin leheküljel. Teine ekskursioon on Jeep Safari. Kitsekasvatus ja juustu valmistamine. Mõned aastad tagasi testirostisid need uued džipid. Kellel on soov võivad rooli sõita, siis on vaja juhiluba. On vaja meil juhiluba fotod, juhiluba peab olema kaasas või ei soovi rooli sõita, siis võib kõrval ja tagaistmetel istuda. Sel juhul džipid, kõigepealt meil on siis transfer Iraklioni linna ja seal me istume džipidesse ja sõidame lõuna poole, saare lõuna poole Tripiti küla juurde. Väike mägede kaabel ja seal me kohtume mehega, kes tegeleb kitsete kasvatusega. Teil on ka võimalust proovida lüpsta ja anda süüa kitsedele ja teha seda misitra pehmed kitsejuustu. Ja oleme Lõunamerel, Liibüa merel. Näeme, kuidas käib juustu valmistamine. Seda saab ka proovida. Ja me ujume Liibüa merel. Sellel ekskursioonil on ka lõunasöök maitsvas tavernas ka hinna sees. Järgmine džipidega ekskursioon on siis teine võimalus, see on natuke odavam La City Plateau juurde. Siin ei ole ujumist, aga siin on kena mägede vaadet. Me peatume 1000 meetri kõrgusel merepinnast. Teeme fotod. Külastame keraamikatöökoda. Näeme, kuidas kohalikud teevad keraamikat. Teel on üks kummitusküla. Kenad vaaded. See on vaade La City Plateau juurde. Muidu kõrval La City Plateau asub ka kuulus Zeus Cave, mis peale maavärinat, mis oli 5 aastat tagasi, praegu nad vist lõpetavad seda remondi ja see peab lahti minema ja meil on, ma kuulsin, et meil on ka üks mõte seda panna
ekskursioonidele. Kõik uuendused, mis tulevad, siis me saadame Dmitrile ja te võite need näha. Siin on ka lõuna hinna sees. Järgmine ekskursioon meil on Spinalonga Agios Nikolaos. Seda ekskursiooni me pakume peale vene keelt ka eesti keeles. Seda ekskursiooni me ei paku külalistele, kes elavad lääne pool, sest see on kaugel. Kes elavad Heraklioni piirkonnas ja siis lähedam ida poole. See sobib hästi. Ekskursioon hakkab kell 10 hommikul Plaka külast, kus me võtame väikest paadi, mis on mugav. See on väike paad, kus on ainult meie testuurigrupp ja giid. Ja me 20 minutit ja me oleme selle Kindluse saarel, mis oli viimane pidalitõbiste koloonia Euroopas. Huvitav ja kurb ajalugu on seotud selle saarega. Sinna saabume ja meil on umbes 1 tund ekskursioon sellel saarel, me käime ringi. Näeme Kindlust. Siin sisepääs on eraldi, võib maksta kaardiga ja sulana. Need on kõik pildid Spinalonga saarelt, nendest majadest, kõik on hästi säilinud. Siis tuleme tagasi Plaka küll, kus meil on vaba aeg selleks, et süüa lõuna maitsvast tavernas ja ujuda. See saar asub imekaunises Mirabello lahes, kus on suur värvi vesi. Siis lühike tee on teise ilusa linna, Agios Nikolaose linna, kus on sügav Ulismeni järv ja giid räägib natuke ajalood sellest linnast ja on külalistel vaba aeg, et jalutada, teha ilusad pildid, kas järve all, samuti ülevalt. Lühikauguse Agios Nikolaosest asub oliivifarm ja me külastame oliivitehast, kus tutvume oliiviõli valmistamise protsessiga ja meil on degusteerimine maitsvate kohalike toiduga ja kange jookidega, kus inimesed võivad siis ka kaasa osta, mis meeldis. Sellega ekskursioon lõpeb ja see on täispäev ja tagasi tuleme kell 7:30 külalised on tagasi hotellides. Järgmine ekskursioon on Legendid Kreetast. Legends of Crete. Ajalooline ekskursioon nendele, kellele meeldib ajalugu. Hooajal muidugi on siin natuke palav. Ja esimene koht, mis siin külastame, on Knossosse Pollee, ehk siis saame tutvuda Minoa tsivilisatsiooni päris olusega. Ekskursioon on siis muuseumis, eraldi on sissepääs ja siis me sõidame Heraklioni linna, mis on väga lähedal, 15 minutit, 20 minutit ja me oleme saare pealinnas Heraklionis. Fotol praegu on Marasini purskaev, Lodžea, sadam ja jahisadam. Siin on väike ekskursioon ja on vaba aeg, et näha linna kaunistust ja siis süüa ka, et siin lõunasöök ei ole hinna sees.
Edasi järgmine koht on Minoan farmi külastus, kus on ka viifarm ja siin on ka suur degustatsioon. Me näeme, kuidas saame mett. Thin honey, siin on populaarne väga maitseb, et siin erinevad maitsed võib proovida ja siis osta uju kaasa. See on natuke lühem, täispäev tegelikult kella 6 paiku juba rahvas on tagasi. Veel ekskursioon, mis näiteks mulle meeldib pakkuda, on Retimino Preveli ekskursioon, mis on saare lääne poole ja lääne-lõuna poole. Külastame kõigepealt Retimo Veneetsia linna, lühike ekskursioon ja vaba aeg. Kubane väike linn. Sadam. Ja siis me sõidame saare lõuna poole. Ajalooline koht, Preveli meeste klooster. Jälle Retimino pilt. Ja Liibüa mere rannikul on võimalus ka ujuda. Seda ekskursiooni me pakume minigrupiga. Järgmine on Mountain Adventure ehk siis seiklused mägedes. Ujumist siin pole, aga võib näha siis mägede maastikku. Kõigepealt on Arkaadi klooster, meeste klooster, ilusas kohas asutud mägedes. Ilus tee on ka sinna. On aeg süüa tavernas. See on ka pilt kloostrist. Ja järgmine koht on Spedoni cave ehk siis Spedoni koobas, kus on stalaktiidid ja stalagmiitid. Seega ei ole väga pikk ja see hästi sobib keskpealt Iraklani piirkonnast ja lääne piirkonnast. Järgmine on Palos Grambusa laguun. Seda ekskursiooni ma soovitan nendele, kes peatuvad saare lääne poole. Ilus vesi, erilised rannad. Siin me sõidame väikese paadiga. Paadi hind on linna sees. Me külastame Palose laguuni randa, kus me ujume. Ja Grambusest praegu on vaate Grambuse kindlusest, ehk siis on võimalus kas või ujuda rannas, mis te näete all, või siis käia üleval kindluses ja teha kaunid fotod. See ilus rand, mis te nägite, see on ka eriline koht, see tegelikult ei kuulu, me teeme uuendust, see ei kuulu siia ekskursioonile, see on Elabonissi ja sinna saab sõita autodega, mis me ka pakume oma klientidele, võtta rendile autod. Need on need, võib öelda, peaekskursioonid. Muidu ekskursioone on palju. Veepark, Annopolis Cretan Folklore Night, õhtusöög. Hiljem tuleb programmi ka lendkuuma õhupalliga, Lassiti platoo üleval. Mis veel on siin? Rohkem siin ei ole pakutud, aga tegelikult on olemas. Muidugi anname ka jahid. Jahti.
see on nii. Suured jahid ja katamaranid, kas või pool päevaga või terve päevaga. Ainult väikesed loengud või kõik on pardal söögid, joogid on hinnas ja väljasõid on mitmetest kohtadest. Ogav. 5-6 põhjarannikult on siis sadama, kus saab nende jahidega võtta reisi. Näiteks siin on morning luxury katamaran ehk siis hommikune reisis katamaraniga siia saare juurde, sobib ka peredele ja lastega, söögid, joogid sees ja paaridele pakume õhtule väikese loenguga sõit. Ja, see on just afternoon, see on just õhtu romantiline õhtune reispaadiga. Tahan öelda, et külalised võivad broneerida ekskursioonid iseseisvalt meie leheküljest. Ja kui teie broneerite ette ekskursioonid, siis te saate 10% komisjoni. Aga kõik uuendused me saadame Dmitrile ja saate neid ka. Ma arvan, et see on kõik. Tere tulemast Kreta saarele ja me oleme valmis, me ootame uusi kliente. See oli kõige suuremast üles meil. Margarita, aitäh! Evharisto, nagu räägitakse jällegi kreeka keeles. Ja, et igaks juks, et näitan, et millised raamatud mind ei paista siin vist kaamera. Ja, antakse siuke raamat, kus on iga reisijale, kes tuleb, ei paista ainult minu käsi, et kus on kogu info, samamoodi siin on kõik kontaktid olemas, kus kliendid saavad siis kogu info, millel neid on kohtumine, mis hotellis, majutuse, vautšeri numbrid ja kõik infot saadavalt. Ehk on siis, nagu Margarita rääkis, et siis ekskursioonid ja küsimus ka oli. Ekskursioonid on võimalik tellida siis hetkel on hotellis, hotelligiidi kaudu. Samamoodi on Testuri Kreeka kodulehel, aga siis me saadame peatselt infot, kuidas on võimalik siis teile siis broneerida ekskursioonid ja siis selle eest saada tasu ja siis ülejäänud summa, mis on jääb siis alles, et klient maksab siis koha peal. Aga seda infot me saadame siis eraldi teile kirjana ja süsteemis ka siis uuendame kõik ekskursioonid ja märkime neid, mis on eesti keeles. Ja küsimus veel Margaritale, et siis, et mis on Santorini ekskursioon maksab, kuna see on kiirlive, et ma saan aru, et siis ta on natuke kallim kui tavaline see pikk reis Santorinile. On sul hinna suhtes nagu teada? 179 pluss transfer, aga transfer oleneb, et kus turistid siis olemas. Samamoodi, kui on reis tuleb Ritimnos, siis seal nagu ma ei tea, palju siis umbes võib maksma seda transferi 15–25 euro inimese kohta. Sul mikrofon on väljas. Reitinnost on ka laev 2 korda nädalas. Siis transfer seal on lühike, kes Reitinno pool peatub. Võin öelda näiteks, et
Pelagia, Bali, sealt on kokku hind 186 edasi. No põhimõtteliselt, et kuni 10 eurot umbes. Ütleme nii, et Bali asub just keskel Heraklioni ja Retinno vahel. Siis see summa ongi, kes läheb ühelt poolt või teisel. Ehk siis ei ole plussi, 7 eurot pluss. Selge. Kas teil on veel? Agios Nikolauses on võib-olla natuke rohkem. No ta on kaugel ka. 10 eurot või 12 eurot. Aga täpsemalt hinnad siis meil tulevad siis nagu failides, et jällegi agendi lehes kataloog ja Kreeka ekskursioonid, et sinna paneme kõik hinnad, siis jooksvad hinnad failid. No nii, aga siis kui teil küsimused rohkem ei ole, et täname teid aja eest, et loodame, et saite siis rohkem infot. Teate nüüd ka kindlasti, et Testuril on olemas mõlematel saarel on tublisid giidid, mis kõnelevad eesti keeles. Samas, et kui on huvi ikkagi teiste ekskursioonile minna, kus eesti keeles ei tehta, siis on inglise keeles või vene keeles ja samuti alati on võimalik siis privaattuuri ka tellida, eriti kui on 2 pered näiteks, kus on kuni 6 inimest, et siis põhimõtteliselt pluss-miinus sama hinnaga tuleb nagu grupi ekskursioon. No nii, aga siis info siis tellimise kohta siis saadame ka peatselt. Webinar on salvestatud, et on võimalik tagantjärgi ka vaadata ja siis soovime teile head hooaega, head müüki ja siis väga head kliente, et meil tegelikult teist ei olegi, et kui head kliente ainult. No nii, aga siis täname siis Kreeka kontorit, nii Rodos juba siis läks tööle, nüüd on Margarita ka läheb tööle kindlasti meie külalistele ja siis meie näeme peatselt ja siis alati iga infoga võite minu poole pöörduda või siis oma halduri poole. Aga täname, et soovime sulle jõudu esimene aasta Kreekas, Kreeta saarel, ütleme nii. Aitäh sulle! Kõige head, ilusat päeva! Aitäh!